tere, mina olen Heli Tähepõld ja mina olen osalenud siis praegu ühes väga huvitavas projektis, mis andis mulle võimaluse meie patsiente jälgida ja teha neil mitmed küsimustikud oma meeskonnaga just kroonilise haiguse jälgimise osas. Et meil väga kenasti see projekt sujus, meil oli 30 patsienti. Meie nimistu patsientidest, meil on nimistu üldse 1860 inimest, kellest 320 on siis kroonilise haigusega vanemaealised inimesed, kes siis olid projekti kaasatud. Ja me võtsime nad, lähme palun edasi, me võtsime nad projekti sellel eesmärgil, kui nad tulid oma kroonilise haigusega, pöördusid meie juurde, kuna Eestis on ka kroonilise haiguse jälgimise süsteem väga kenasti pandud paika ka kvaliteediga seotud perearstikeskusel, siis meie oleme selles alati osalenud ja see projekt natukene kattis ka meie oodatavaid tulemusi kroonilise haiguse jälgimisega patsientide jaoks ja see projekt võimaldas meil ka leida üles neid kitsaskohti, mis võib-olla meie süsteemis vajaksid arendamist ja mina perearstina olen seda ka nüüd arvesse võtnud peale seda projektiga töötamist ja see oli just hõlmatud vaimse tervise teemadega, kus siis 30 patsiendist me leidsime 10 kroonilise haigusega patsiendist depressiooni ja ärevuse screening testi tulemusel leidsime sellist tulemust, et me tegelesime ka arstina nendega edasi, et siis vaadata, kas siis on vaja lausa ravi, kas me jõuame diagnoosini depressiooni ja ärevushäire ja kas on selleks vaja ka ravi, nii et me tegeleme sellega edasi. Marili, et räägi natuke lähemalt sellest, kuidas patsiendid jõudsid sellesse uuringusse, kuidas te nendega kontakti võtsite? Patsiendid meie perearstikeskuses me värbasime valdavalt vastuvõtul või telefonikontaktina, aga eelkõige me mõtlesime just sellised patsiendid, kelle kohta me tahaks rohkem infot saada nende tervisliku seisundi kohta. Patsiendid võtsid tegelikult selle projekti väga hästi vastu, nad olid nõus vastama nendele küsimustele ja nad olid tegelikult väga motiveeritud ka teada saama iseenda kohta neid vastuseid. Ja keskmiselt võttis patsientide käsitlemine vastuvõtul 30 minutit, mõne patsiendi puhul ka võib-olla 40-60 minutit, oleneb siis, kui kiiresti ta vastas või kui jutukas ta. Ma arvan, et see andis hea tausta patsiendist veel enam, kuidas teda käsitleda, mis seisukoha võtta patsiendi kohta, et see visiit tavaliselt siin patsiendiga on väga lühike, 20 minutit, et kui mul on õnnestub patsiendi jaoks rohkem aega panustada ja küsida neid küsimusi, mida ma tegelikult oma töö käigus ju ei küsi, et kellega ta elab või mis on tema sotsiaalne majanduslik olukord, eks ole, et see on tegelikult väga oluline info taustaks. Et kui sa nüüd võtaksid kokku, et mis olid need kõige suuremad kasutegurid selles projektis, mida sa ka nüüd igapäevaelus saaksid üle kanda oma igapäevatöösse perearstina? Ja ma arvan, et kõige suuremaks väärtuseks ongi see mentaalne tervis, ehk siis vaimse tervise probleemidega patsientide võib-olla märkamine rohkem ja kaasates nüüd neid küsimustikke, mida me siin projektis küsisime ja võib-olla natukene ka kohastada teda Eesti vaimse tervise nii psühhiaatridega koostöös oleks kindlasti nende screening testide tegemine äärmiselt oluline, märkamaks ka vanemaealistel kroonistel haigetel just vaimse tervise probleeme. Ja kindlasti andis see mulle ka sotsiaalses osas väga palju ülevaadet oma patsientidest
väga, et ütleme, tavavastuvõtu käigus ei ole mul nagu olnud kombeks küsida inimeste kohta, kellega ta elab ja kuidas, aga kui seda nagu projekti raames teha ja tutvustada patsiendile, et teate, meil on selline projekt, et me tahame teie kohta rohkem teavet, siis see andis mulle võib-olla teatava sellise neutraalsusega sellise isiklikumate küsimuste küsimuseks, mis oli võib-olla ka positiivsena, saan välja tuua. Jaa, ma arvan, et ma ei tea, kas ma nüüd päris seda eluolustuslikku oma arstivisiidil rohkem nagu käsitlen selle projektiga nagu kasu osas, et ma julgeks seda rohkem teha, aga kindlasti ma pööran rohkem tähelepanu vaimsele tervisele.